tere, kallid televaatajad! See on meie telesaate Ajalugu meie ümber 3. episood ja täna me räägime Liidia Koidulast. Kes on siis Liidia Koidula? Liidia Koidula on Eesti luuletaja ja proosakirjanik ning Johann Voldemar Jannseni tütar. Koidulat nimetati ka koidulaulikuks ja ema jõeööbikuks. Tema sünninimi oli Liidia Emilia Florentine Janssen ja kodaniku nimi oli Liidia Emilia Florentine Mitchelson. Tema sündis aastal 1843 ja suri aastal 1886. Aastal 1850 tema pere kolis Vändrast Pärnusse. Liidia Koidula oli oma ajaluule suur kuju, romantiline isamaalaulnik. Tema esimene luuledebüüt ilmus aastal 1865 Postimehes. See oli luuletus nimega Kodo, nimemärgi L all. Ja siis aastal 1866 ilmus õhuke luulekogu nimega Vainulilled ja see ilmus anonüümselt. Karl Robert Jakobson soovis lisada Liidia Koidula luuletusi oma raamatuse ning andis anonüümsele autorile kirjaniku nime L. Koidula ja selle raamatu kaudu said Liidia Koidula luuletused üldtuntuks ja armastatuks. Evelina, kas sa tead, kuidas Tartu on Liidia Koidulaga seotud? Alguses tundub, et nende vahel suurt seost ei ole, aga päriselt see ei ole nii. Praegu me oleme Tartus Johann Voldemar Jannseni ja Liidia Koidula mälestusväljakul. Aastal 1863 kolis pere Pärnust Tartuse, kus Liidia Koidula abistas oma isa ajalehe toimetamisel ja ka osales Vanemuise seltsi tegevuses. 1865 asutas tema isa Johann Voldemar Janssen Tartusse laulu- ja mänguseltsi Vanemuine, kus lavastati ka esimeseid eestikeelseid näidendeid. Vanemuise selts on ühendus, mis tegeles peamiselt koorilaulu, ettekande ja peojuhtudega ja hiljem lisandus ka näidemäng. Just Tartus isa ja tütar andsid välja eestikeelset ajalehte Eesti Postimehes. Küll üle aia tahtsin siis ta kombel vaadata. Laps ootepostis taas ja aeg on kiirkel tulema. Aeg tuli maa ja mere peal, siin mõnda seletas. Ei pool nii armas polnud seal, kui küla tämavas. Aastal 1870 Vanemuise seltsi 5. sünnipäeval kandis Tartus ette Liidia Koidula näidend Saaremaa onupoeg. Seda päeva peetakse Vanemuise teatri ja kogu Eesti rahvusliku teatri sündimise päevaks. Sama aasta Maret ja Miina ehk Kosjakesed sai ärkamisaja sisuliselt tähiseks. Oma näidendi Säärane mulg ehk Sadavaka tangusoola lavastas Koidula aastal 1871 ja sellest sai tõuke teatri tegemiseks ka teised Eesti seltsid. Esimene üldlaulupidu toimus aastal 1869 Tartus ning selle korraldamisega olid seotud Johann Voldemar Janssen ja tema asutatud Vanemuise selts. Ning peo korraldamise võtsid enda peale Eesti mängu- ja lauluseltsid. Ta oli aktiivne ajakirjanik, kes kasutas oma kirjutisi, et julgustada rahvatunnet ning toetada eesti keele ja kultuuri säilitamist. Tema tegevus oli oluline, sest tema andis naisküsimusele ning naisosalusele ühiskonnale suurema tähtsuse. Liidia Koidula suri noorelt, kuid ta oli 43 aastat vana, kuid tema pärand jätkas mõjutamist Eesti rahvuslikus liikumises ja kultuuriloos. Tema aktivistlik ja kirjanduslik panus on jätnud suure jälje Eesti ajalukku ning teda peetakse üheks Eesti rahvuskirjanduse alusepanijaks.
aitäh, et olite meiega. Kohtumiseni uues episoodis!